Hismet on usust inspireeritud sotsiaalne liikumine, mis keskendub haridusele, dialoogile ja humanitaarabile. Hismet sai alguse Türgis rohujuuretasandi kogukonnana 1970. aastatel. Sellest ajast alates on Hismet, mis sõna otseses mõttes tähendab eesti keeles teenimist, laienenud ülemaailmselt laiemaks sotsiaalseks jõupingutuseks, mille osalejad on pärit kõigilt elualadelt. Hismeti põhiväärtused inimeste ja põhiliste inimõiguste austamine. Hismeti osalejad usuvad, et igal inimesel on loomupärane väärtus ja kõiki tuleks kohelda väärikalt. Iga inimene on inimesena ja seaduse ees võrdne ning ükski inimene ei ole kellestki teisest parem. Hismeti osalejad kaitsevad kõiki inimõigusi ja vabadusi, mis on väljendatud ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis. Sotsiaalne õiglus ja võrdsed võimalused on inimeste võrdsuse eeldused. Õigusriigi põhimõtte austamine. Hismeti osalejad austavad õigusriigi põhimõtet. Nad ei näe kedagi seadusest kõrgemal ning tegutsevad inimväärikuse kaitse, universaalsete õiguspõhimõtete ja oma elukohariigi seaduste raames. Nad juhivad oma organisatsioone viisil, mis vastab või ületab nende ühiskonna läbipaistvus ja vastutusnorme. Rahumeelne ja positiivne tegevus. Hismet on rahumeelne liikumine. Mõjuvõimu. Hismeti osalejad keelduvad vägivalla kasutamisest poliitilise vahendina. Hismeti osalejad eelistavad positiivseid ja konstruktiivseid tegevusi ning lükkavad tagasi vaenulikkusest ajendatud ja hävitavad tegevused. Naiste mõjuvõimu suurendamine. Hismeti osalejad on pühendunud ideaalile, et naistele antakse võrdsed võimalused ja nad saavad diskrimineerimiseta kaasa aidata ühiskonna kõikidele aspektidele ning nad püüavad seda ideaali kõigis tegevustes täita. Eetiline tegevus. Hismetis osalejad pööravad oma tegevuses tähelepanu nii eetikanormidele kui ka moraalipõhimõtetele. Nad järgivad olulisi eetilisi põhimõtteid, sealhulgas ausust, usaldusväärsust, kahjutust ja õiglust. Nad usuvad, et õiguspärased ja õiguspärased eesmärgid tuleks saavutada seaduslike ja õiguspäraste vahenditega. Mitmekesisuse austamine, pluralism. Hismetis osalejad näevad kollektiivset ja individuaalset mitmekesisust kui rikkust, kui see ei ole vastuolus põhiliste inimõigustega. Nad võtavad hoiaku, mis on vajalik, et vältida konflikte, mis tulenevad pühade uskumuste erinevustest. Vabatahtlik osalemine ja altruism. Hismeti vabatahtlike jaoks on tegevusega liitumine või sellest lahkumine inimese isiklik valik. Hismeti osalejad panustavad projektidesse, mis äratavad ellu nende väärtused ja toovad inimkonnale kasu annetuste ja vabatahtliku töö kaudu. Konsulteerimine ja jagatud tarkus. Hismeti osalejad saavad jagatud tarkusest kasu erinevate vaatenurkade ja arvamuste arutelude kaudu. Kodanikuloomus, sõltumatus. Hismet on kodanikuühiskonna liikumine ja tegutseb iseseisvalt. See ei ole riigi või poliitilise üksuse käepikendus. Hismeti vabatahtlikud rõhutavad demokraatlike väärtuste omaksvõtmist, kodanikuaktiivsust ja kogukonna osalemist ning austavad iga inimese poliitilisi valikuid. Nad seisavad vastu religiooni muutmisele poliitiliseks ideoloogiaks või religiooni muutmisele poliitika tööriistaks. Kodanikuaktiivsus ja panus ühiskonda. Hismeti osalejad peavad sotsiaalseks vastutuseks panustada ühiskonda ja aidata lahendada ühiskondlikke probleeme. Nad näevad end osana inimperekonnast. Nad on tundlikud inimkonna probleemide suhtes ja nende eesmärk on teenida inimkonda. Keskkonnakaitse. Hismetis osalejad näevad meie maad, sealhulgas kõiki selles olevaid ökosüsteeme, kui usaldust, mida me peame säilitama tulevaste põlvkondade jaoks, ning nad püüavad kaitsta keskkonda. Holistiline vaade inimkonnale ning meele ja südame ühtsusele. Inimesed on nii materiaalsed kui ka vaimsed olendid. Vaimset distsipliini tuleks järgida koos mõistuse ja teadusuuringutega, et nende materiaalsed ja vaimsed vajadused oleksid rahuldatud ning nad saaksid õitseda mõlemas mõõtmes. Hismeti osalejad kujutavad ette ühiskonda, kus inimesed elavad rahus ja harmoonias, majanduses, kus iga inimest koheldakse väärikalt ja kaitstakse nende õigusi ning kus hinnatakse mitmekesisust ja hinnatakse dialoogi erinevatest religioonidest ja kultuuridest inimeste vahel.